Tere tulemast kuulama podcasti Motivatsioonimaastikud. Täna on siis meil 5. osa. Mina olen Lisanna ja minuga koos on Kodasest Sulev Nõmman. Tere, Sulev. Ja, tere, Lisanna. Ja tere, kuulajad. Ja Sulev, sina oled hästi pikaajalise rahvusvahelise kogemusega inimene, võib öelda, et sa tunned erinevaid rahvusi, erinevaid kultuure ja nüüd sa millegi pärast oled tulnud oma äri ajama siia Eesti kuplite vahele ja mul on selline tunne vähemalt, et sa arvad, et need on kõige ilusamad ja kõige paremad kuplid siin maailmas. Ja ma tahakski sinuga täna rääkida, et kuidas need uuendused sünnivad seal kuplite vahel, kuidas innovatsioon sünnib, millist rolli mängib keskkond, loodus, koostöö, võib-olla see kohalik kogukond. Ja ma tahakski alustada sellise sissejuhatava küsimusega, et kas sa tooksid välja mingisuguse olukorra, mis sind viimasel ajal nagu puudutas, kus innovatsioon sündis hästi ootamatult ja sind üllatas? No jah, et kuna see podcast on suht lühike, siis väga palju ajast tagasi minna vast ei saa, aga sellist uuenduslikkust või innovatsiooni meie ümber toimub nii-öelda pidevalt. Ma võib-olla ühte eraldi niimoodi välja tuua ehk ei oskaks, võib-olla vestluse käigus tuleb mul pähe nii-öelda mingi sähvatusena, aga kui üldse nii-öelda innovatsioonist rääkida, siis minu arvates saab see kõik alguse sellest, et sa pead lahendama mingisugust probleemi või vajadust. Ja me oleme nii-öelda iseenda jaoks pidanud teatud probleeme või vajadusi rahuldama ja sellest on kogu see meie elukäik või see suurem elu muutus alguse saanud. Meil on peres 4 last ja me oleme olnud tõesti rahvusvahelisel tööl ja korduvalt ja pikalt, kuid ühel hetkel sai meile selgeks see, et kui meil ei ole nii-öelda oma kodumaal, siis need meie lapsed muutuvad sellisteks juurteta kosmopoliitideks. Võib-olla see on hea, mõnele see sobib. Meile tundus, et see meile väga hästi ei sobi, sellepärast, et me nägime laste pealt teinekord olukordi, kus nad ise endalt küsisid, et kes nad siis on. Et nad käisid ühel hetkel Soomes koolis, olles ise eestlased ja kooli nii-öelda õppekeel oli inglise keeles ja siis aeg-ajalt nad ise üllatusid, et nende klassikaaslased küsisid neilt, et ei olegi soomlased või et okei, et umbes, et miks te ei ole soomlased ja need sellised identiteedi küsimused hakkasid üha rohkem nagu pinnale ujuma. Ühel hetkel me saime ka ise enda jaoks selgeks 2 väga olulist asja. Esimene asi oli see, et me ei taha või me nägime reisides nii-öelda ikkagi suht regulaarselt Eestisse. Me nägime Soome ja Eesti vahel sõitvatel laevadel selliseid toredaid, küll väga toredaid, kuid siiski meile natuke võõra pärast kultuuri kandvad Soome pensionärid, kes siis seal niimoodi kas laulsid karaoket või lõid tantsu sellises melanhoolses tango rütmis ja see ajas meid nii tohutult muigama, et me ei tahtnud me ei olnud valmis ette kujutama ennast kunagi vanemate inimestena, kes siis samastuvad nende soomlastega ja siis Tallingi laeva peal tantsime Seinajoe tangot näiteks. No see tundus meile nii absurdne, et me raudselt otsustasime, et me seda ei soovi. Ja teiseks me oleme väga palju oma elus tegelenud maailma parandamisega. Nii rahvusvahelisel tasandil, ÜRO tasandil, siis arenguabi projektides Aafrikas ja nii edasi, Hiinas
ja see sai meile ka selgeks, kuivõrd halvasti on tegelikult maailm ja ühiskonnad juhitud, et meil ühel hetkel sai nagu mõõt täis, et me otsustasime, et me rohkem sellise maailmaparandusliku tegevusega ei tegele, et tegeleme eelkõige iseendaga ja et elu on ikkagi piiratud ajalise kestusega. Peaksime tegema asju, mis meile on südamelähedased ja mis muudavad, ütleme, meie enda nagu täiendavad meie enda väärtushinnanguid, meie enda nagu elutaset ja nii edasi. Nii et ühel hetkel sai meile selgeks, et me tegeleme millegiga, mis on puhtalt meie oma asi ja lõpetame selle nii-öelda järjest rohkem viltu kalduva maailma parandamise ära. Võt, nii palju siis nendest kahest olulisest aspektist, mis meid siis Lõuna-Eestisse ja Kuplite vahele tõi. Aga on sul nüüdseks, kui sa oled nüüd natuke tegutsenud siin või olete perega tegutsenud, et on sul mõnikord nüüd tekkinud selline tunne ka, et tegelikult väikest viisi, omal viisil saab seda maailma parandada just seda oma asja ajades siin? Jaa, see on parim viis seda teha läbi isikliku eeskuju ja me saame nii-öelda mõju avaldada teisel viisil ehk luues või viies läbi teatud arenguid ja arendusprojekte või muutusi vahetult meie enda ümber, siis sellega me nagu kiirgame välja sellise signaali, et näed, et saab küll ja et nii saab ka teha ja me oleme päris palju saanud sellist tagasisidet, et see, mis te siin teinud olete, et see kõik on ikka väga uskumatu ja siis umbes, et kas me tõesti oleme praegu, kui me teil siin külas oleme, et kas me oleme tõesti Eestis. et kuidas see kõik on nagu võimalik ja siis on küsitud aeg-ajalt, et palju see kõik maksab ja nii edasi. Et, inimestele meeldib raha lugeda. Ja see on ka üks väga, väga sagedane küsimus. Aga kõik see, mis me teinud oleme, ongi suuresti nii-öelda mingist vajadusest tingitud siis selline innovaatiline tegevus. Ja sellega me siis tegelikult loome pretsedente ja tõenäoliselt mõjutame päris paljusid inimesi, küll kohalikku kogukonda enda ümber, aga ka tänu varasemale elule ja kõikidele nendele sotsiaalsetele võrgustikele, mis meiega kaasas käivad. Küllap me mõjutame ka inimesi rahvusvahelistest kogukondadest ja Eestist üldisemalt. Nüüd tulles veel kord innovatsiooni nagu põhiküsimuse juurde tagasi, et ühiskonnas on väga levinud selline arusaamine, et innovatsioon sünnib kuskil ülikoolides, teaduslaborites, asutustes, mis on siis justkui selle eesmärgi elluviimiseks loodudki. Tegelikult kõige lihtsam selgitus innovatsioonile on see, et see saab alguse mingist lahendamata küsimusest, mingist vajadusest. Ja parimad innovaatorid ei ole mitte teadlased ega laborid, vaid parimateks innovaatoriteks on alati olnud ettevõtjad. Sest ettevõtja kõige suuremaks käivitavaks jõuks on tegelikult uudishimu. Ühesõnaga, sul on ja parimaks motivaatoriks jälle omakorda seda uudishimu rahuldada on see, kui see asi sulle nii-öelda leiva ka lauale toob. Et see, mida sa teed, on hästi põnev ja teiselt poolt ta peab sulle andma teatava sellise majandusliku sõltumatuse. Ja niimoodi siis need innovatsioonid nagu sünnivadki, et sa lahendad mingit olulist probleemi
niimoodi, et sa saaks midagi teha mugavamalt. Mugavus on muideks hästi äge innovaator. Nii, kuidas mul oleks mugavam, jah? Et kuidas mul oleks mugavam ja kui sa siis selle nii-öelda mugava saad nagu ära tehtud, siis selgub, et see mugav on ka tõhusam sageli, sest et sa pead selleks vähem aega kasutama ja aeg on jällegi üks kõige hinnalisem ressurss. Ehk mitte rahakoti paksus ei määra, vaid sinu kasutada olev aeg määrab väga palju nii-öelda projektide või arendustegevuste edukuse. Nüüd, kui me nüüd tuleme selle Kuplandi sellise konteksti juurde, siis need podcastid, kus me siin nüüd täna kõik räägime ja esineme, eks ole, et nende eesmärk on ju tegelikult ühelt poolt seda võrgustikku tutvustada, aga teiselt poolt ka võrgustiku liikmeid eraldiseisvalt tutvustada. Ja eesmärk on siis saada rohkemat inimeste tähelepanu, et selline võrgustik siin Kagu-Eestis on ja see ei ole mitte lihtsalt koht, kuhu tulla külastada ja siis võib-olla mõnes kohas saab ka ööbida ja nii edasi, vaid see keskkond tervikuna soodustab inimeste loovmõtlemist ehk meie juures me oleme seda korduvalt nagu märganud, et kui me pakume sellise tervikliku keskkonna, kus ühelt poolt inimene tunneb ennast niimoodi vaba ja turvalisena ja unustab mingil määral isegi ära oma limiteeritud aja, et ta suudab otsustada, et ta võib jääda isegi ka pikemalt, et sest kuna siin on niivõrd mõnus. Ja siis sellega siis kaasneb selline inimeste vaheline suhtlemine. Et kui meid külastada, kui meie nii-öelda tootmist ja tehast näha, siis see tekitab väga palju küsimusi. Korra juba mainisin, et küsitakse, et kui suured on olnud investeeringud näiteks sellise asja tegemiseks, et inimesi huvitab raha. No selle juures hakkabki järjekordselt selline mõjutus peale inimeste nagu loovmõtlemise arendamiseks, et me oleme päris innovaatiliselt seda kompleksi rahastanud ja arendanud ja me nii-öelda väga suurelt ja laialt seda reklaami, kui palju siia tegelikult nagu raha on sisse pandud, aga see, kuidas seda tehtud on olnud päris innovaatiline ja äärmiselt huvitav. Teiselt poolt, kui me siis näitame neid tooteid ja tegevusi, mida me seal teeme, siis järjekordselt see avaldab inimestele muljet just selle poole pealt, et me oleme välja töötanud ja püüdnud nii-öelda luua selliseid tooteid ja teenuseid, mis lahendavad tegelikult inimeste teatud vajadusi, ühesõnaga teatud esile kerkivaid probleeme ja nüüd me näeme, et nende asjadega, millega me oleme nüüd tegelenud juba siis mitu head aastat, et sellest on hakanud kujunema ka teatav selline ametlik poliitika, et nüüd räägitakse rohepöördest ja räägitakse ringlusmajandusest ja nii edasi, kuid sageli ja tõepoolest olen ma üsna veendunud, et paljud inimesed, kes nendest moodsatest sõnadest räägivad, nad tegelikult ikkagi ei adu päris hästi, mis nähtusega on üldse tegemist või et mida see rohepööre tegelikult tähendab ja mida ringlusmajandus tegelikult tähendab ja nii edasi. Et meie juures saab seda nii-öelda oma silmaga näha. Ja täna
täna on siis meil sellist tuntust tulnud, et ülikoolid toovad oma üliõpilasi ja siis mitte ainult üliõpilasi, vaid nüüd viimasel ajal tuuakse ka õppejõude siis meie juurde nagu vaatama, et kuidas see asi tegelikult ja päriselt käib. Ühesõnaga. Ja sulle meeldib seda väga ju näidata, sa oled mulle korduvalt öelnud ka just, et kui et kui keegi nagu tahab teada, kuidas kas või Maksu- ja Tolliamet on ju, et kuidas ta käib töö nii-öelda ettevõtja jaoks põllul on ju, tulge külla, veetke paar tööpäeva seal on ju, näiteks. See oleks juba, ma ütleks, et see oleks üks äärmiselt väärtuslik samm edasi, kui me jõuaksime nii kaugele, et ka nii-öelda ametnikud, erinevate ametkondade ametnikud saaksid nii-öelda töövarjudena viibida ettevõttes või kaasa teha näiteks, et see võiks olla täiesti nagu seadusega kehtestatud, et ja täpselt oma valdkonna asju sa nagu uurid ja tead, on ju. Meil on hästi palju igast ameteid, meil on igast põllumajandus, veterinaar, ühesõnaga, meil on igavene ports ameteid, eks ole, kus on ametnikud tööl ja nad, ma üldse ei alaväärista või ei pea neid ebakompetentseteks ja nii edasi, kuid nad ei adu seda igapäevast tegevust, kuidas ühes ettevõttes asjad tegelikult käivad. Ja võib-olla ma korraks segan vahele ka, et sulle siia, et võib-olla on ka see, et kuidas ma siis, ma ei tea, kuidas ma siis helistan sinna kodasesse, et ma tahaks tulla ametnikuna teie juurde töövarjuks, vaata inimesed, ma arvan, nad ei julgegi seda kõnet teha või üldsegi, aga tegelikult see on, palun, teie uksed on lahti ja palun tulge ja vaadake. See peaks olema täiesti regulaarne ja pidev ja erinevad ametkonnad võiks täiesti vabalt, see võiks olla täiesti nagu seadusesse pandud, et kui sa oled mingil nii-öelda olulisel positsioonil, oled sa siis Maksu- ja Tolliametis või oled sa mingis põllumajandusametis või PRIAs või ühesõnaga, et need inimesed oleksid reaalselt ettevõttes kohal mitte lihtsalt loetud tunnid või loetud päevad, vaid nad saaksid nii-öelda tegelikkuses kaasa teha. No ikkagi nädalast me räägime siin, et võiks nagu nädala veeta kusagil. Üks kuu võiks olla, üks kuu võiks olla aastas selline, kus inimene saab teha nii-öelda kaugtööd. Kaugtööd, täpselt, jah. Kuplandi võrgustikus. Aga ta ajab seda oma asja ja ta tutvub. Et on näiteks, on see siis mis iganes valdkonna audiitor, eks ole, kes peaks nagu aru saama, mismoodi mingid protsessid käivad. Et ühelt poolt meil on väga ägedad seadused ja reeglid ja tõepoolest me näeme hästi palju sellist olukorda, kui me ütleme, et meil on nagu Saksa õigussüsteemist tulenevad teatud või siis veel hullem, mida sageli öeldakse, et meil tulevad Euroopa Liidu direktiividest tulevad mingid nõuded, eks ole, et siis me ise oleme siin kohapeal oleme nagu rohkem sakslased kui sakslased ise. Nagu et karmimad on ju natukene veel. Või siis me teeme regulatsioone nii-öelda karmimaks, kui tegelikult on nõutud ja nii edasi. Need probleemid saavad alguse tegelikult sellest, et meie väikse riigina ei suuda osaleda kõikides nendes nii-öelda regulatsioonide väljatöötamise protsessides. Et me proovime hakkama saada nende Euroopa nõuete rakendamisega ja seal me proovime olla veel tublimad, me täielikult nagu pioneerid, et ühesõnaga paneme igaks juhuks kraadi võrra veel kangemaks mingi regulatsiooni, et mine sa tea, et võib-olla see on, et oleme innovaatilised, eks ole, et teeme asja veel karmimaks. Tegelikult oleks vaja väga aktiivselt osaleda nende direktiivide väljatöötamise töögruppides ja seal me jääme hätta sellepärast, et me väikse riigina ei suuda igal pool olla, aga siin oleks siis innovaatiline teha nii-öelda teiste väiksemate riikide või samu väärtushinnanguid kandvate riikidega väga nagu konstruktiivset koostööd. Et meist veelgi väiksemaid riike on olemas, kes suudavad rahvusvahelistes organisatsioonides väga edukalt oma huve kaitsta, sest et nad vajutavad nendele koostöönuppudele ja nagu Põhjamaad näiteks nad
jagavad oma rolle väga hästi rahvusvahelistes organisatsioonides, kes kus osaleb ja kes kuidas kellegi huve kaitseb. Ma arvan, et siin on ühte kui teist, aga nüüd me lähme selle Kuplandi võrgustiku juurest väga kaugele ära oma... Ei, üldsegi, tegelikult üldsegi minu jaoks üldsegi ei lähe selles mõttes, et nagu ongi, kuppel on ka sõnade mäng, on ju, meil on siin, peas on kuppel kõigil ja looduses on kuplid ja innovatsioon ju ikkagi toimub ka siin, on ju, lihtsalt kuppelmaastiku keskel see innovatsioon siin peakuplites hakkab paremini tööle ja võib-olla siin kohal teeks ka üleskutse, et kui on vaatamas meid mingi, võib-olla on keegi vaatamas, kuulamas, kes mõtleb, et okei, ma täidan siin neid pabereid, töötan välja neid regulatsioone siin, minu nagu töö on hästi, ma ei tea, täis bürokraatiat ja igav ja minu töös ei olegi innovatsiooni, siis kui sa nüüd tuled ametnikuna välja sellest ja helistad Sulevile, et ma tahan tulla sinu juurde, okei, kas või paariks päevaks alustuseks, et kuu on võib-olla liiga pikk aeg, et lihtsalt, ja tegelikult, kui ta seal sinu juures siis on ja ta näebki seda asja, kuidas see innovatsioon on juhtunud ja juhtumaas igapäevaselt seal sinu töö põllul, siis ma arvan, et sealt saab nagu heas mõttes laksu kättega see üks või teine ametnik oma töösse ja ta hakkab võib-olla nägema ka seda oma töö innovaatilist poolt just nimelt suhtlemises, vahetussuhtlemises ettevõtjatega ja siis, kui sirge seljaga ta saab öelda, et mul on kogemus, mina olen rääkinud ja ma tean, kui mingit direktiivi välja töötatakse, ma tean, kuidas põllul töö käib ja see annab ka ju tegelikult suurem enesekindluse inimesele endale. Ja kindlasti. Kuppelmaastikust veel eraldi rääkides on, kuppelmaastik on tegelikult väljakutse. Nii. Ta on nii-öelda, ta on silmale ilus vaadata, aga kui sa sellest pead tegutsema, siis see seab omad piirangud ja need väljakutsed seisnevad juba kas või selles, et väga lühikesel distantsil muutub ümbritseva olukord kardinaalselt. Kõige lihtsam näide on see, et sul on allorus huumuskiht võib olla seal mitu meetrit paks, sinna on võib-olla ladestunud turvast ja nii edasi ja see on sageli liig niiske, sest vesi voolab sinna alla kõik kokku ja üleval kupli otsas on vastupidi kuiv keskkond, erosiooni tõttu on huumuskiht nii-öelda käiatud hästi õhukeseks tuule poolt. Ja kui sa nüüd sellises siis põllumajandusmaastikus püüad või proovid midagi kas või kasvatada või teha või siis sul on mõnesaja meetri peal tegelikult 3 täiesti erinevat keskkonda, millest võib-olla optimaalne on justkui selle kaldupinna keskel, aga ühes otsas on kuiv ja teises otsas on niiske. Ühes otsas on külm, teises otsas on soe. Me oleme ise kogenud väga kihvti sellist mikrokliimafronti, kus allorus on jaanipäeva paiku 0 kraadi praktiliselt ja üleval kupli otsas on +25, et sa lähed nagu läbi seina, ühesõnaga tõesti sa nagu astuks ülesmäge minnes nagu uksest teise sooja ruumi sisse, ühesõnaga niivõrd teravad võivad olla need sellised mikrokliimafrondid. Meil on aedades sellised väiksed ilmajaamad, mis näitavad, kui suured aasta keskmiste temperatuuride vahed võivad olla ühes või teises õunaaias. Sa pead igal sammul nii-öelda lähenemagi jällegi innovaatiliselt, et kuidas sa tagad selle, et sul näiteks kevadine öökülm ei võtta õunapuude õisi ära, siis kui on see täis õite ilu ja nii edasi. Siin aitab muidugi väga hea Eesti kooliharidus, et on teada, et külm õhk on raskem, vajub alla orgu ära ja tekib selline lokaalne mikrokonvektsioon ehk ülevalt tuleb soojem õhk asemele ja kui sa nii-öelda tundlikumad liigid istutad kupli otsa ja siis sa põhimõtteliselt kaitsed lihtsalt lihtsa kooliharidusega
oma saaki. Aga täpselt samamoodi on, kui nüüd inimesed selles kuppelmaastikus viibivad, siis see, kuidas see inimese loomingule või loomevõimele mõjub, on ka huvitav, et kui sa oled allorus, siis su vaateväli on piiratud, et sul on nagu sein ees, et ükskõik kus suunas sa nagu vaatad, sul maastik piirab su vaadet väga jõuliselt ja kui sa siis võtad ette sellise ülesmäge ronimise ehk jõuad siis sinna kupli otsa sinna, siis sealt korraga avaneb sulle selline sügavat mõju avaldav panoraamvaade, mis justkui avab su silmi, et vau, et kui ilus siin Eestimaal tegelikult on olla ja millise rikkuse otsas me tegelikult elame ja kuidas me saame selle kõik panna nii-öelda inimeste heaolu teenistusse. Me oleme ju nii väike rahvas, meid on mingi miljon siin, eks ole, et kogu selle rahva jõukale järjele viimine ja inimeste elukvaliteedi tõstmine ei saa üldse olla mingi väga keeruline ülesanne, et mind natukene paneb himestama, kui abitu on ikkagi meie nii-öelda see riigi juhtimine, et tegelikult maailmas on nii palju heaolu, mida saab Eesti huvides nii-öelda siia ümber jagada, kui seda natukene oskuslikumalt teha. Et me ei ole mingisugune suur ühiskond ja suur rahvas ja väga keeruline juhtida ja nii edasi. Vastupidi, et selle taasiseseisvumise algusaastate julgus nendele noortel kuttidel, kes siis omal ajal valitsuse moodustasid, et see oli nagu hea näide sellest, kuidas on võimalik läbi viia radikaalsed ja kiired nimetame neid siis ühiskondlikeks innovatsioonideks, millega oli võimalik Eesti heaolu ja kogu ühiskondlikku ülesehitust kiiresti muuta ja muuta selliseks, kus me siis täna nagu elame. Ma toon meenutuseks kas või kuidas Eesti mets pandi nii-öelda tagatiseks, kui siis mindi üle rahvuslikule valuutale. Et sellest täna nagu eriti keegi midagi ei räägi, aga need olid kõik üliinnovaatilised sammud ja selleks oli piisavalt julgust ja tahtmist. Nüüd me oleme jõudnud kuskile mingisugusesse täiesti nagu teise olukorda oma ühiskonna juhtimisel ja... Aga sulle, mis sa siis, millise üleskutse sa teeksid inimestele, et kuidas kas see on see, et me peame kokku saama rohkem ja rääkima oma vahel, et peame olema julgemad või kindlasti ütleme nii, olukord ettevõtjate jaoks ju läheb nagu, on kindlasti keeruline, aga on ka hästi palju võimalusi sellises nii-öelda, ma ei tea, ujuv tunne või kuidas sa seda kokku võtad, on ja, et kuidas ikkagi nagu siis ära tabada need momendid ja kuidas tekitada see sobiv keskkond selleks innovatsiooniks ja loovmõtlemiseks, et saaksid uuesti tekkida need see julgus tulla ja kokku ja teha nagu siis head ja paremad otsused. Ma arvan, et see ühiskonna juhtimine tuleks kuidagi tagasi anda märksa nooremate inimeste kätte. Okei. Nooremate inimeste kätte. Just. Et me oleme seadnud regulatsioone selliselt, et kui vanalt saab minna presidendiks näiteks ja niimoodi valima ja kui vanalt saab minna presidendiks või valitud saada presidendiks ja nii edasi. Ja need nii-öelda rajad või piirid on pandud ette nagu altpoolt, et kui sa ei ole veel piisavalt vana, siis sa nagu ei saa minna kõrtsu, eks ole. Sa pead olema 18 või autojuhiks, saad 18 aastatelt ja nii edasi. Aga tegelikult mina paneks need piirid sinna ülesse poole hoopiski ette.
et noh, et ausalt, noh, ühesõnaga, kui me tahame nii-öelda olla mingisugune selline teedrajav ja terava mõtlemisega ühiskond, siis ma arvan, et vähemalt võiks panna näiteks, et vähemalt pooled valitsuse liikmed peaksid olema alla 40 näiteks või. No see on päris huvitav mõte, nii et nagu Suleviga siis nagu vesteldes ongi tegelikult täiesti tihti juhtuvad mingid momendid, kus sa nagu sa oled mõelnud seda oma mingit tavalist igapäevast sükest mõtet, et nii need asjad ju on ja et ei pea üldse teistmoodi, noh, et ju siis on ette nähtud nii, et need vanused on ja ju on siis ette nähtud, ju see on siis hea, on ju, aga me näeme ju seda, me näeme ju seda, see ei ole ju hea. Ütle niimoodi, et noored, kas noored võiksid ise ka olla julgevad? Ma mõtlen sinu enda lapsed, kes on tegelikult noored ja väga palju tähelepanu sellega saanud tänu sellele oma noorusele võib-olla, et kuidas nad seal, ma ei tea, näiteks seda restorani teevad või noh, et kõik tulevad nagu just selle uudisivust tulevad vaatama, et kuidas noored toimetavad ja väga hästi toimetavad. Ja ongi, ja sageli toimetavad paremini. Andke mau, nad toimetavad paremini. Nad on ühesõnaga tublid ja nad on paremad. Ja peaaegu, et igal alal. Me võime küll vanema generatsiooni esindajatena öelda, et noh, et oi, et meil on jube äge elukogemus ja nii edasi. Aga tegelikult maailm muutub nii kiiresti, et see kogemus päris suures osas võib olla suhteliselt väärtusetu. Et sul ei ole selle nagu kogemusega väga palju enam midagi peale hakata, kui tegelik elu käib kuskil TikTokis ja nutitelefonis, eks ole, mida jah, võib-olla me õpime nad vajalikud funktsioonid ära, eks ole, aga neid tuleb kogu aeg juurde ja nooremad inimesed ma arvan, et nad suudavad paremini asju täna juhtida, kui ma näen teatavat sellist stagnatsiooni ja see tuleb kaasa just meie poliitikute vanusega, mis on hakanud mind nagu päris tõsiselt häirima. Ajavad ikka oma vana jura edasi ja täiesti uskumatu, et mingit mõttevärskust ei tule mitte kuskilt. Okay. Nüüd ma just mõtlen nüüd selle peale, et meie saate teemaks on innovatsioon kuplite vahel ja tegelikult ka Võru Huub, kus me täna siin salvestame, on ju sõna otseses mõttes just noori üles tõstev ja siis neid, ütleme nii, ettevõtjatest mentorid kogukonnaga ühendav keskus on ju. Ja kuidagi meil nüüd see tänane Huubi keskkond on meid ka nii palju mõjutanud, et me jõudsimegi selleni, et usaldage noori rohkem. Ja noored tegelikult saavad üli hästi hakkama, et tõesti hästi huvitav niimoodi, kuidas me jõudsime ja nõudsime noorteni, aga see on äge. Mulle ka meeldivad noored ja minu meelest nad on ka väga kihvtid. Okei, aga meil tõesti, sa ütlesid poole tunni jooksul saab nii vähestest asjadest rääkida, aga siiski millestki me rääkisime ja minu jaoks põhilised märksõnad on need, et hoida üleval seda uudisimu on ju. Ja tegelikult ka noored saaksid ju hästi palju nii-öelda, kui noored ja natuke vanemad omavahel suhtlevad rohkem, siis tegelikult ju nad tekitavad seda uudisimu nagu sünergiliselt isegi, ma ütleks, et ja võib-olla noortel on ka seda pakkuda nii-öelda natuke vanematele, et kuidas teha mugavamaks elu on ju. Ja vanematel on omakorda jällegi, kuidas seda silmast silma suhtlust, et mitte ei istu ainult Snapchatis ja TikTokis, vaid saame korraks kokku ja näeme üksteist on ju. Et ütleme nii, et kui need asjad kõik nagu kokku panna, siis võivad juhtuda päris head asjad ja loodame, et üha rohkem innovatsiooni siin kuplite vahel. Et aitäh sulle, Sulev! Aitäh, et kutsusite siia. Ma ei tea, kui tarku mõtteid ma nüüd siin teistega jagasin, aga meie juures on huvitav ja meid külastatakse palju ja inimesed, kes meie juurest ära lähevad, annavad meile ikkagi väärtuslikku tagasisidet, millest me siis jälle omakorda juhindume. Aitäh sulle! Julgelt kodasesse!